Hea vaataja, täna olen ma tulnud külla ühele üliägedale inimesele ja täna me räägime kõige lihtsamal kujul inimeste vahelisest suhtlemisest. Ja ma olen tulnud külla Ats Lustile. Ats ütles, sa oled ühe ägeda klubi asutaja. Millega sa täna tegeled? Jaa, tere. Olen klubi nimega Mindshift asutaja ja mis ma tegelen? Ma tegelikult aitangi inimestel ühelt poolt luua suhteid ja teiselt poolt aitan inimestel viia ellu positiivsi ülikasulikke muutusi, et nad saaksid uued tulemused elus. Ütle, kas mind on täna nagu kõige ägedam sõna, mida igal pool kasutatakse, et nagu mind sees, siis tähendab, et see on õige asi. Mindfulness. Jaa, see annab vihje küll, et siin võib midagi peituda. Aha. Ma arvan, et see on teema, see on trend. Okei, väga hea, väga hea. Kuule, mul sulle mõned küsimused, hästi lihtsad küsimused tegelikult. Küsi. Ütle, mina müügitreenerina mõtlen iga päev sellele või pigem tunnen hirmu. Ütle, kas näost näkku inimestega suhtlemine on hääbuv trend? See on hea küsimus, jaa, sest tegelikult mulle tundub, et kohati nagu on tehnoloogia, see on see, et võib-olla tihti ka näinud inimesi laua taga istumas, nad on kas kohtingul kuskil või perega, aga enamus ajaks ollakse siin. Aha. Ja mõnes mõttes on, sest üksindus, kusjuures saab olema ka tõenäoliselt järgmiste aastakümnete nagu üks suur probleem. Küll aga samas mul on päris palju tuttavaid enda ümber ettevõtlikke inimesi, kes just vastupidi eelistavad seda vahetut suhtlemist ja annavad seda ka kui väärtusena edasi inimestele. Sest ma ütlen, kui mina vaatan nagu seda pilti, et täna on see VR-prillide areng ja kõik muu, et sa lõpuks oledki üksi kodus, on ju, käid nendes erinevates kohtades, kas läbi ekraani, läbi prillide, vahet ei ole ja suhtled erinevate inimestega, et lõppkokkuvõttes käid ka kasiinos läbi prillide ära, on ju. Et täna juba saab, on ju, et lihtsalt mind müügitreenerina see asi hirmutab. See on otseselt hirmutab. Ütleb, ingliskeelne sõna networkimine. Mida see networkimine kõige lihtsamal kujul tähendab? Ma ütlekski, et see on suhete loomine. Ärialaselt võiks öelda, et see on kontaktide loomine, tutvuste loomine, aga tegelikult elu on suhted, ettevõtlus, äri on ka suhted. Täiesti nõus. Suhete loomine. Ehk siis kõige lihtsamal kujul mine võõra inimesega rääkima. Jaa, see tähendabki seda, et tõenäoliselt see tähendab seda, et astu oma kodust välja, astu mugavusest välja, mine kas või ütle poemüüjale tere, küsi, kuidas läheb, mine otsi erinevad sündmused, kohad üles, kus on inimesi, see võib olla täitsa tavaline koht, kus tehakse teatrit, muusikat, vahet ei ole, aga see on ju ideaalne koht, kus rääkida inimestega. Sa tõid siit väga hea punkti välja, et astu mugavustsoonist välja. Kas sa väidad, et inimestega näost näkku suhtlemine on ebamugav? Jaa, tihti võib olla küll. Aitäh. Aitäh, et selle välja tood, see paratamatult on niimoodi ja sellepärast on näost näkku suhtlemine hääbuv trend. Vähemasti mina näen seda maailmapildis ja noortes on ju. Jaa, eriti seda, et kui olla tihti siin, teha seda ja siis järsku. Suhelda siin ja siis järsku. Kui pead päris inimesega rääkima hakkama. Siis ilmselgelt löövad erinevad uskumused üles. Äkki ma ei saa hakkama, äkki ma ei ole piisav, äkki ma ei ole piisav tark, ilus, äkki ma eksin. Ekraani taga ei hinda sind nagu põhimõtteliselt keegi on ju, et see, mis sa chatis kirjutad, paned smaili juurde ja that's it. Väga lihtne. Väga hea. Kuule, mis on kõige suuremad hirmud, kõige suuremad probleemid võõra inimesega kontakti loomisel? Kui sul on vaja kontakt luua? Kasutaksin lihtsalt põhimõtet seda just, et mis on üldse inimeste suurimad hirmud ja laias laastus see ongi hirm olla ebapiisav. Äkki ma ei ole piisavalt tark, äkki ma eksin, äkki mõtlen midagi valesti, pärast mind narritakse, võetakse sabas ennast kinni, äkki ma teen midagi valesti. Ehk siis ma ei kuulu sinna seltskonda? Jah, ja sellelt tõenäoliselt, kui ma seda juba olen, et ju siis mind ei armastata ka, ju siis äkki mind ei võetakse seltskonda, äkki ta tõrjub mind eemale. Kõik sellised asjad. Hirm olla ebapiisav. Arusaadav, väga loogiline ja põhjendatud hirm on ju. Sinu networkimisele üritusele tulles või ka sind kuulama tulles ilmselgelt saab tarkust kõvasti juurde, kuidas nende hirmudega hakkama saada. Aga ütle nüüd algajale networkerile, nimetame teda siis nii. Kust kohast alustada?
tead, mina ütleks niimoodi, et võiksid alustada näiteks omaenda sõpradest, oma perest, kui sul seal suhted logisevad, ära mine väljapoole otsima. Võib-olla see oleks nagu number 1. Väga hea point. Jah, et kõigepealt tee suhted korda lähedastega ja siis mine põllu peale võõrastega suhtlema. Ja ma ütleks ka seda, et võib-olla kui sinu lähiringkond ei anna sulle täna energiat juurde, ei tõsta täna sind, iga kord, kui sa suhtled nende inimestega, sa pigem tuled tagasi, sa oled nagu alla kukkunud, on ju, siis uuenda seda upgrade'i oma lähiringkonda. Aga su mõttekäik siis täitsa põhivõõraga, uuendada täitsa põhivõõraga või kuidas siis? Ja ütleme, kui sa ei ole harjunud inimestega, võõraste inimestega suhtlema, sa oled kartlik, vaatad, et sinu tutvusringkond, sinu lähedased pigem natuke negatiivset valgust eidavad, on ju, mis siis nagu, mis saab? Võib-olla kõige lihtsam on ikkagi minna sellistele konkreetsetele sündmustele, kus networking on õhtu üks osa või põhiteema, kus on juhendatud näiteks. Nagu on seda siis JCI, saab olema nüüd tund aega, tegelikult me teeme seal enamus ajast praktikat, kus sul on palju lihtsam tulla sellest mugavustsoonist välja, palju lihtsam, seal on väga palju inimesi, kes teevad seda sind tuuakse sellest mugavusest välja. Jah, ja sa ei ole ainuke seal ruumis, kes tõenäoliselt võib-olla natuke põleb selle pärast, see on okei. Ja tegelikult oleme ausad, neid sündmusi ei ole väga palju Eestis, kui sa hakkad nagu otsima. Seetõttu ma soovitakski võib-olla lihtsalt teha erinevate inimestega ise tutvust, öelda tere ja teha algust. Niipea, kui sa ütled selle esimese sõna välja, on see siis, ma ei tea, kuidas läheb, mis sind siia tõi, kuule, ega sa ei tea, mis kell on, ega sul nätsu ei ole, siis see loob selle suhte nagu alguse, see on esimene samm. Niipea, kui sa oled selle sõnad välja öelnud, 50% võidus, vahet ei ole, mida sa ütled, tegelikult ka. Väga hea. Kuule, aga siis me tuleme sind kuulama ja kõik vaatajad tulevad ka sind kuulama ja praktiseerima. Eks? Ja, eriti praktiseerima. Ütlen ausalt, see on koht, kus luua suhteid ja teha seda targalt, tulla mugavustsoonist välja, vahetada oma keskkonda, olla kohal. Väga hea. Kohtume konverentsil. Teeme nii. Tšau. Tšau.